29. kiri. Kuidas ma võin olla kindel, et see kõik tõsi on? 11. november 1991. Kallis Kreeg, ma loodan, et teil on kõik hästi. Ma saan aru, et te olete viimaste nädalate jooksul lume alla mattunud. Teil oli ikka tõeline torm Halloweeni ajal. Mulle toob see meelde väga ebameeldivaid mälestusi. Suvekuumus võib siin küll kole olla, aga vähemalt ma ei pea ennast rebestama, et lund rookides oma koduväravani jõuda. Igal juhul oleme meie Jeanniga väga põnevil ja loodame teid juba järgmisel kuul meie juures näha, kui te oma kõikide puhkuste ema Disney Worldi veetma tulete. Hea küll. Läheme nüüd oma debati juurde, kui seda nii enam nimetada saab. Sinu viimane kiri sisaldas päris palju üsna karmi dialoogiat ja ma pole kindel, et ma kõigest aru sain. Sinu sisemuse ja välimuse vahel vahet tegemist on veidi raske mõista. Või ehk on probleem selles, et see on liiga hea, et tõsi olla. Ma ei tea. Igatahes ma kaldun seda uskuma. Kui midagi sinu vahetegemises harnast tõsi ei oleks, ei suudaks keegi taevasse jõuda. Siin ma nüüd siis olen, Kreeg. Ma tahan uskuda, aga mul on raske seda ehtsalt teha. Ma mõtlen, et sa oled kõik oma usu kohta väga hästi ära põhjendanud, oled vastanud kõikidele minu vastuväidetele ja küsimustele, kuid ma tunnen, et ma ikkagi hõljun veel maa ja taeva vahel ja ma pole kindel, miks. Kuidas sa võid olla kindel, et see kõik tõsi on? Ma mõtlen, et äkki me oleme midagi kahe silma vahele jätnud. Võib-olla on mõni sinu argument mulle märkamatuks jäänud. Ehk olen ma välja jätnud mõned olulised faktid sinu Kristuse ajaloolises esituses. Faktid, mida võib-olla pole veel avastatud, aga nende avastamisel kummutavad need kõik sinu argumendid. Miks on teised väga targad inimesed, paljud neist teadlased, vastu sinu väidetele ja seega ka kristlusele? Ma tunnen, et seisan usu ukse lävel, aga mul pole veel kindlust sellest üleastumiseks. Mul on ikka veel kahtlused, aga ma ei tea, mida sa võiksid nende hajutamiseks öelda. Võib-olla on mul lihtsalt vaja veidi rohkem aega. Anna mulle nõu. Armastuses, isa. 22. november 1991. Kallis isa, ma tõeliselt hindan sinu ausust, isa. Kogu meie kirjavahetuse vältel olen ma seda teinud. Samuti imetlen ma sinu terviklikkust. Ma tahaksin, et minul oleks rohkem iseloomu, mis resoluutselt keeldub mitte ehtsast tegutsemisest. Olles täiesti aus, ma pole kindel, mis suunas meie kirjavahetust edasi arendada. Minu roll apologeedina on nähtavasti lõppenud, kuid vahest kulub ära mõni hingehoidlik nõuanne, kui sul pole midagi selle vastu, et sinu poeg seda teeb. Ma annan siis sulle mõned nõuanded. Esiteks, mis puudutab jätkuvaid intellektuaalseid kahtlusi, ma soovitan sul meie kirjavahetus aeg-ajalt üle vaadata. Vahel võib mõne argumendi jõud aja jooksul väheneda. Võib ununeda, miks mingi teatud väide kunagi veenev oli ja seega võib jälle tekkida kahtlusi. Minuga juhtub seda tihti erinevate küsimuste puhul. Kui see juhtub, siis vaatan ma olemasolevad materjalid veel kord üle. Vahel ma leian, et midagi on kahe silma vahel jäänud ja mõtisklused võivad jätkuda. Vahel leian ma veel kord kinnitust, et minu uskumus on õige olnud. Igal juhul aitab materjali ülevaatamine. Kui sulle tundub, et midagi on vahele jäänud, siis ole julge jälle küsimusi tõstatama. Teiseks, ma kahtlustan, et äkki on sul väär arusaam kindlusest, mis usus on, isa. Ükskõik, mida inimesed usuvad, isa,
läheb nende usk ikka kaugemale sellest, mida tõestusmaterjal neile uskumiseks kinnitab. Sellepärast ongi tegemist usuga ja mitte kindlusega. Ükskõik, kas siis inimene usub kristluse tõese või väära olevat. Mõistuse tasandil on mõlemal juhul tegemist mõningase riskiga. Kummagi seisukoha suhtes pole võimalik omada kindlust, mis võib olla matemaatika suhtes. Küsimus ei ole selles, mida täpselt tõestusmaterjalist lähtudes uskuma peab, vaid millist usku toetab tõestusmaterjal kõige paremini. Mina usun ja ma arvan, et ka sina usud, et kristlus on palju enam väärt maailmavaatena kui mis tahes muu võimalus. Kuid kumbki meist ei tee ebaloogilist sammu seda eitades. Mis tahes asja uskumisega kaasneb üks hüpe. Aga ma soovin, et sa näeksid, isa, et sa oled juba seda hüpet sooritamas. Inimene, kes otsustab mitte uskuda või lihtsalt enam mitte vastu väita, võtab suure riski, sooritab suure usuhüppe, sest ta võib eksida ja sellel võivad olla tõsised tagajärjed. Näiteks, kui sa oled kodus ja keegi hüüab väljas, tulekahju, sa võid otsustada, kas uskuda teda või mitte ja sa kaalud kõiki tõendeid. Kas sa tunned suitsulõhna, kas sa näed leeke ja nii edasi. Sa võid otsustada uskuda ja riskida majast välja joostes lolliks jäämisega, kui see nali juhtub olema. Või sa võid otsustada mitte uskuda ja riskida surnuks põlemisega. Kui sa otsustad mitte uskuda, siis riskid sa ikkagi. Seega pole olemas nii-öelda riskivaba seisukohta, isegi kui see seisukoht on seisukoha mittevõtmine. Vahetades võrdluspilte tundub mulle, et elu on paljuski rongisõidu moodi. Me istume kõik rongis, mis üha suurema kiirusega kalju poole kihutab. Me ei tea, millal me rajalt välja kaldume, kuid me oleme kindlad, et mingil hetkel see juhtub. Mõned selles rongis ütlevad, et sinu usk võib aidata sul kokkupõrkes pääseda. Teised ütlevad jälle, et usk ei või päästa. Me kõik lihtsalt sureme. Sul on piiratud aeg otsustamiseks. Otsustada, mitte otsustada on otsustamine, sest igaühe pääsemine sõltub sellest, mida keegi usub, kui seda väitvatel inimestel õigus on. Sa kaalud mõlema väite poolt ja vastu argumente. Vaatad tõestusmaterjali ja erinevaid võimalusi. Sa kaalud kõiki riske ja rong lisab aina kiirust. Kalju läheneb. Milline on sinu otsus? Kõige mõistlikum otsus, isa, on uskuda. Tõendid on kindlad. Teised võimalused on suhteliselt nõrgad. Ja mitteuskumise risk on palju suurem uskumise riskist. Nagu ütles Blaise Pascal oma kuulsas teoses Pascal's Wager, Pascali kihlvedu, et kui kristlus on väär, siis pole sa kaotanud midagi. Kui see on tõsi, siis oled sa kaotanud terve igaviku. Seega on kristlus ilmselgelt parim panus. Luba, ma lisan siia veel midagi. Usu ebakindlus on palju suurem inimese jaoks sinu nahas, kui inimese jaoks minu nahas. Sest kui inimene saab kristlaseks, kui ta tunnistab Kristust kui oma päästet ja hakkab üles ehitama oma suhet temaga, siis suureneb ka usukindlus. Kristus saab elavaks reaalsuseks. Siis ei tunne inimene Jeesust mitte ainult ega isegi põhiliselt tõestusmaterjalile toetudes, vaid olemasolevale suhtele toetudes. Ma palun sind, isa, pane oma panus Kristuse peale. Kui see tundub praegu riskantne, siis aja möödudes see tunne väheneb. Ja üldse, kaotada pole midagi ja võita on kõik.
mul on sulle veel üks hingehoidlik nõuanne. Ma olen kindel, et suurel osal sinu ettevaatusest kristluse suhtes ei ole mingit pistmist tõestusmaterjaliga, kuid on pigem seotud asjaoluga, et kõik on sinu jaoks alles väga uudne. See tundub ebareaalne, sest sa pole kunagi varem niimoodi mõelnud. See on uus viis näha iseennast ja maailma. See on uus elamise viis. Seega pole ime, et sa ettevaatlik oled. Mis sind aitab, isa, on see, kui sa hakkad vaikselt süvenema kristliku mõtlemise ja elamise viisi. See ongi osa nii-öelda kihlveost. Sa alustad lihtsalt kõikide kaartide avamisega, sest see on parim panus. Kuid tasapisi hakkab see sinu jaoks muutuma tegelikkuseks. Ma saadan sulle mõned kassetid kristliku muusikaga, mis minu arvates sulle meeldivad. Ma julgustan sind neid kuulama, millal iganes sa saad. Ma arvan, et see aitab sul sisse sulada kristlikusse elamise viisi. Kuulates mõtle sõnade peale. Püüa endale ette kujutada sõnumit, millest lauldakse. Lase Kristuse ilu tuleb sinu juurde muusika kaudu ja sa hakkad tähele panema, et sa oled hakanud Kristust armastama. Samuti saadan ma sulle piibli ja veidi osadust üles ehitavat materjali. Needki aitavad sul nii-öelda usku sisse kasvada. Ma soovitan sul Johannese evangeeliumit lugema hakata. Loe seda hästi aegamisi ja mõtle selle üle, mida sa loed, aga ära muretse liialt, kui sa mõnest asjast aru ei saa. Haara lihtsalt, mida sa suudad mõista. Samamoodi tee osadust üles ehitavate raamatutega. Lase sellel sinusse imbuda nii palju, kui saad. Ma julgustan sind ka käima piiblisse uskuva koguduse jumalateenistustel. Ma tean, mida sa kirikutest arvad ja sellepärast peab see ettepanek võib-olla oma aega ootama jääma. Aga sulle on suureks abiks, kui saad ühineda inimeste ülistusega, kes usuvad sama, mida sinagi. Lõpuks, isa, ma julgustan sind Jumalaga aeg-ajalt rääkima. See ei pea olema mingi ametlik asi. Ma tean, et sul on sellest katoliku päevilt negatiivsed mälestused. Aga räägi Jeesusega, nagu sa räägiksid minuga. Nii palju, kui sa oled võimeline, aga ära selle üle liialt muretse. Lihtsalt sule oma silmad, mõtle Jeesuse peale ja räägi temaga väga loomulikul viisil. Ma arvan, et seda on lihtsam teha, kui kristlik muusika taustaks mängib. Kahtlemata tundub see alguses veider ja ebamugav, aga aja jooksul sa harjud. Lihtne palve, millest kõik alguse saab, isa. Palve, mis piibli sõnul sisaldabki päästmist ennast, on umbes selline. Issand, ma tean, et ma olen patune. Anna mulle palun andeks. Ma usun, et sa surid minu pattude pärast, et ma võiksin igavesti taevas koos sinuga elada. Ma tahan nüüd sind vastu võtta kui enda issandat ja päästjat. Tule minu ellu, issand Jeesus, ja tee minust, mis sa tahad, et ma oleksin. Taolist palvet palvetavad kõik kristlased, kui nad kristlasteks saavad. See lihtne palve teeb inimese hetkega plekituks Jumala ees. Mitte miski, mida sa oma elus teed, ei tee sind täiuslikumaks Jumala ees, kui see, kui sa ülal toodud palve ütled. Ja kui sa seda teed, isa, ei pruugi sa end teistmoodi tunda, aga piibel ütleb, hõiskavad ja rõõmustavad sinu päästmise üle kõik inglid taevas ja issand Jumal ise. Ja sa võid olla kindel, et mina nendega ühinen. Niisiis, isa, küsimus pole mitte selles, kuidas sa saad riskida Kristusesse uskuda. Küsimus on, kuidas sa saad riskida teisiti teha. Hüppa, isa, sa ei kahetse seda kunagi. Ma hoian sinuga ühendust.
Ma loodan, et järgmise kirja lõppu ei pea ma enam kirjutama lootuses, vaid rõõmustades. Sa tead, kui palju ma sind armastan. Siiralt lootuses, Greg.